No nii, tere tulemast vaatama Siili nädalaraportit number 10 ja täna räägime teile jälle nagu ikka 3 asjast, mitte midagi pole muutunud siin maailmas, asjad muutuvad väga vaikselt nagu ikka. Ja esimese asjana toome teieni pommi teemad, teise asjana midagi, mis tuleb standarddesiili ja kolmas teema on jooksmine. Esimene teema on pomm ja pomm just selles mõttes, et tihtilugu nagu mõned asjad, mis elus nagu ette võtta, nagu tunduvad nagu vajalikud, aga selleks, et oleks nagu see nagu kindlus, et sellega hakata tegelema, oleks vaja aru saada, et mis selle järgmised asjad ja tegevused on, et kuhu siis edasi jõutakse. Ja sellepärast toobki nüüd teieni Siim selle info, mis siis pommist edasi saab, kui te olete pommi ära juurutanud ja liitunud meie Golden Ticketiga. Nii et aga täpsemalt Siim. Ühes varasemas nädalaraportis arutlesime, et kust on kõige loogilisem alustada tootmise digitaliseerimisega ja jõudsime vastuseni, et kõige loogilisem alguspunkt on pomm. Nüüd, kui te olete pommi kasutusele võtnud, võib teil tekkida küsimus, et mida edasi, kas see ongi kõik? Ja tõesti, ei ole see kõik, vaid see on alles algus. Pommi tööriista eelis on see, et ta aitab tõsta kvaliteeti nendelt sisendandmetelt, mida me hiljem kasutama hakkame. Ja need sisendandmed on siis ühelt poolt materjalid, mis on otseselt seotud meil ostu ja laoga ning teiselt poolt operatsioonid, mis on meil seotud siis tootmisega. Nüüd tootmine omakorda vajab ka materjale, ehk siis on seotud lao ja ostuga. Ja ladu on seotud samuti ostuga, ehk kusagilt peavad need materjalid tulema. Nii et loogiline vastus, mis on samm number 2 pärast pommi, ongi ost. Ja mis probleemi me üritame lahendada ostumooduliga? Oleme näinud väga paljudes ettevõtetes, et võetakse projekti jaoks vajamine materjalilist Excel kujul, võetakse sealt need materjalid kokku, tõstetakse ühte Excelisse, siis võetakse järgmine Excel, kuidagi liidetakse need sinna kokku, sobitatakse neid omavahel. Miks ei võiks olla niimoodi, et kui mul juba andmed sees on, valin õiged projektid, millel tahan materjali tellida ja summeeritakse need kokku ja saamegi väga lihtsasti paari klikiga selle vajaduse kätte selle asemel, et ise peaks selle Excelis möllama. Teisena oleme näinud ka seda, et tegelikult kogu ostuinformatsioon on ostujuhi või selle ostuinimese Outlooki kaustas, ehk siis kõik käib e-maili peal, mitte kellelgi informatsiooni ei ole, et millal midagi tulemas on. Nii et need on need mõned probleemid, mida me üritame siin ostuga lahendama hakata ning peame ütlema ka seda, et ega see ostutööriist meil veel lõpuni viimistletud ei ole, aga selle jaoks, et me tõeliselt hea tööriista sinna saaksime, selle jaoks me võtame ühendust oma Golden Ticketitega ja nendega üheskoos me disainime juba oluliselt vingema ostutööriista kui selle, mis meil praegu on või oluliselt vingema kui ükski teine, mida te näinud olete. Nii et tulge meile Golden Ticketiks ja ostuspetsiifikatest lähemalt räägime ka järgnevatest nädalaraportitest. Nüüd tuleb teema number 2, lähme pommi pealt hoopis standarddesiili ja teema on väga lihtne. Kui te toodate näiteks standardtooteid, siis teil on hoopis teistsugune olukord, et teil on tooted laos ja kliendid tellivad laotooteid ja te lähetate neid laotooteid oma klientidele. Ja mis see tähendab? Teil on palju müügitellimusi, aga teete ühe lähetuse, mis peab sisaldama neid tooteid, mis teil laos on. Ja kuidas seda esiilis lihtsalt teha? Täpsemalt annab ülevaate juba Erki. Tänan, Maido. Võib-olla paljud esiili kasutajad ei tea, et meil on selline tööriist nagu tellimuste lähetamine. Sealt on näha kõiki lähetuseks valmis olevaid tooteid. Tellimuste lähetamine asub müük, lähetused ja tellimuste lähetamine. Ja avaneb siis selline lähetamiste tööriist. Lähetame siis antud müügitellimuse kõik 3 rida. Koostame lähetuse, tuleb see planeeritud lähetuse kuupäev, aga täna tahame ju lähetada, siis muudame selle tänaseks. Ja sellega on lähetus nüüd koostatud. Selle klipi mõte oli see, et näidata, et tegelikult esiil soovib nii projekti tootmisele kui ka standardtootmisele. Lihtsalt meie fookus on nüüd projekti tootmistel põhiliselt lahendada ära algusest lõpuni perfektne juurutus ja programmi kasutuselevõtu teekond ja see on meie põhifookus, sellepärast me räägime kogu aeg pommist. Pomm. Kolmas teema on jooksmine ja ma olen palju jooksnud.
ma olen nii palju jooksnud, et ma isegi vahepeal ei tahtnud joosta. Ütleme niimoodi, et aga jooksmine on vahva selles mõttes, et kõik, kes on jooksnud Viljandi järvejooksu 1. mail, teavad seda Huntaugu tõusu, teavad seda, kui sellest üle saad, siis kuidas on teispool järve olla. 1. mail liitu meiega. Kuna praegu on kolmapäev, siis mina ei tea, kes võitja on, nii et selle liberdab teile hoopis Carolin, sest tema filmib seda homme ja tema oskab teile juba öelda. Umbes 7 kuud tagasi alustasin siit kõrvalt oma kõige õpetlikumat jooksu ja sellel aastal kutsun sind enda ja Siili tiimiga seda sama rada läbima. Kui sa oled 8. nädalaraportit näinud, siis tead, et Roman kuulutas välja jooksuvõistluse loosi ja täna teeme siis võitja teatavaks. Ja võitjaks on Malle Ledimõis. Palju õnne! Võta oma kaaslane ja jooksutossud ja näeme rajal. Kui te küsite, kuidas me nädala raporteid teeme, siis me teeme niimoodi, et me teeme hullult paljust teksti kokku ja pärast postist lõigame. Vot niimoodi. Poskule, kas meil stuudiopublikut vähe ei ole või? Vähe, küll! Me paneme ülejäänud postis juurde. Postis? No paljundame neid inimesi arvutiga pärast. Post! Post production! Jah. Oota, aga siis on kõik ühesugused ju. Kuule, arvutiga tehakse praegu imesid. Me tegime 44-s, panime pool filmi arvutiga juurde. 1944. Jah. Pole näinud või? Siis mine vaata, see on hea film, mina tegin. Näed, siin on kaevikud. Siit hakkavad jooksma. No ja meil ongi ainult pensionärid. No siis osa nendest pensionäridest jäävad siia, nad hakkavad kaitsma. Teised pensionärid tulevad sealt ja tulevad rünnakule. Vahet teeme niimoodi, et paneme arvutis mundrid selga, teeme sõduri näod ette ja rünnakule. Tankid, lennukid, saad aru, faalaks! Selge. Tule korra. Sellega ongi nädalaraport tehtud. Purgis. Kõik. Näeme juba järgmine kord.